Jah, nüüd on siin. Ja, et idee on siis selles, et Paide on tegelikult väga tähtis koht. Ütleme sellise kultuuriajaloo ja ütleme ajaloo ja kõik siukene, kõik selle koha pealt just see Paide, see 4 kuningat on minu arvates väga tähtis moment ajaloost, eks ole, ma ei hakka seda üle rääkima siin või selle tähtsust kuidagi nagu pole mõtet korrata, aga minul on olnud jah, eluaeg on olnud siukene unistus, et Paides peaks olema see 4 kuningat. Minu mõttest oleks muidugi just nimelt just siin kesklinnas, eks ole, et siduda, ütleme, seda ajalugu selle praegu, selle kohaga, kus inimesed nagu reaalselt elavad, eks. Vallimäe ja kõik ta sobib 100 kohta minu mõttes ja ma ei tea, 10 on vähemalt, kus ta väga hästi sobiks, eks. Ja ma loodan tulevikus, et paljud kunstnikud teevad seda teemat ja et siia tulevad veel 4 kuningat eraldi ja kõik need 4 kuningat koos ja igast niuksed. Aga et minu mõte on just see, et ta peaks olema seda arhailisust, tuua seda siukest muistset, seda vabadusvõitlust ja selle väärtustamist tuua nagu linna. Algne mõte oli muidugi teha graniidist, eks ole, et need 4 on ühest kivist välja raiutud, eks ole. Ja keskelt oleks siis valgus üles ja iga figuur oleks ise välja valgustatud ka veel, eks, 3,5 meetrine. Ja siis need mõõgad ja kroonid oleks sepis ja nagu üle kullatud. See on väga lihtne tehnoloogia tegelikult, see on niisugune kullalehega tehakse, see on üldse kallis asi, ärge ehmatage. Aga teine variant on teha ühe uue tehnoloogiaga, millega ma olen nüüd töötanud. Detroitis käisin õppimas. Üks NASA tehnoloogia on olemas, niisugused 2- ja 3-komponentsed polüretaarid, mis on ülitugev, vettpidav, vandalismi kindel, puhastatav ja mis kaetakse üle, keemiliselt kaetakse metalliga. Viimsisse just tegin, siin eelmise aasta lõpus tegin ühe suure kuju, mingi 2x2 meetrit põhjakonn, eks ole, teate ju kõik Reusaldi kirjutatud, üles tähendatud muistendid ja mõnasugused. Et selline unistus on ja tohutult tahaks, et see tuleks ja ta võiks olla täpselt sama, võib-olla isegi tähtsamgi, eks ole, kui on Rakvere Tarvas, eks ole, või siis, kui keegi teab, eks ole, siis Tallinn-Tartu maantee ääres Põltsamaal on kündel Kalevipoeg, ta on muuseas valet pidi praegu, aga see ei loe, skulptuur peabki olema igatpidi vaadeldav. Või siis see viimane on näiteks on siis Kuressaares on selline suur tõlja Piret, eks ole, said hea kalasaagi. Samuti koht eepusest, mida seal muidugi ei ole, kui seda nagu lugema hakata. Seda ei ole mitte kunagi keegi ka maininud, et seda ei ole, sest kõigile tundub väga loogiline, et suur tõll ja Piret ju kala püüdsid, eks, millest nad siis elasid ainult. Et see on hästi põnev on selliseid asju teha ja nad hakkavad elama oma lugu ja kõik see, mis on tarvaga juhtunud, see on see karvatutt, mida siit siis ära viiakse siit alt, eks ole. See ei ole see M, nagu arvatakse, sest see on karvatutt, nagu tal on peas siin üleval ja siis all on ka niisugused karvatutid, see on ürgveis, eks ole. Et päris põnev ja praegu nagu ei kujuta nagu Rakveret eriti ettegi ilma selle